armas rahvas. Need 2 kaarti kutsusid mind täna siia ekraani ette salvestama sõnumeid. Ja mul on väga tugev tunne, et me kõneleme meesenergia sõnumitest. Karikate kuningas siin kehastamas seda meesenergiat, kes tahab midagi öelda. See on toetav meesenergia, see võib olla su sisemine meesenergia, see võib olla su abikaasa toetav energia, see võib olla su isa energia, ka lahkunud isa energia. Ja sõnum on umbes selline, et abi tuleb sellisest suunast või kohast, mida sa oodata ei oska ja kust sa isegi ei oska abi küsida. Ja mis see sõnum endas kannab, see on hirmu ületamine. Et kui sul on käsil mingi projekt või sa mõtled mingi teema peale või midagi, mis on su mõtetes, mis on su südamel, millega sa tegeled, mida sa püüad lahendada, et ära karda. Et hirmu energia on see, mis takistab meil tihtilugu lahenduse leidmist. Nii et see meesenergia tunneb, et ta peab justkui vahele astuma või areenile tulema, kui huvitav areen. Et tema toetust on vaja hetkel. Ma panen selle ühe kaardina siia, natuke lihtsam vaadata. Nii et see põhisõnum on selle hooliva ja toetava meesenergia poolt, et ületa hirm, ära karda seda, mida sa kardad. Nii et igaühe puhul võib see olla erinev, et vaatame, mis ülesanne see on, mille puhul see isa energia tahan öelda. Aga laias laastus ikkagi meesenergia üles astub ja appi tahab tulla. Mis see teema võib meil olla? Koopast välja tulek ja enda tõelise mina, oma tõelise olemuse väljendamine. Tihtilugu tundub meile, et kui me oleme vaiksed ja ennast ei näita ja ei väljenda seda, mis meil südamel on, et siis me oleme kuidagi nagu turvaliselt kaitstud. Jah, see on instinkt, mis paneb meid nagu enda sisse pöörduma ja iseendas olema, aga ma tunnen, et siin on nagu see kõrgem olemus tegelikult suunab meid praegu sellest turvalisest tsoonist, mugavustsoonist võib-olla ka välja astuma ja väljendama seda, mis on see sinu unikaalne kingitus maailmale. Ehk et vaata, kui sa hoiad ennast väga kinni nagu mingites sellistes turvalistes asjades, siis sa tegelikult oled justkui selles tumedas tsoonis, et jah, see võib olla turvaline, aga see ei ole tegelikult see, mida su hing tahaks kogeda. Sest vaata siin sellest tumedast, koopast, pimedast välja astudes hakkad sa nägema värve ja seal on tähed ja seal on püramiidid ja seal on see kosmiline tarkus.
aga see ei pääse sinuni, kui sa hoiad sellest turvatsoonist kinni, püsid selles mugavustsoonis. Alles siis, kui sa välja astud, näed sa seda küllust ja õitsengut ja seda avardumise tunne, selline vabaduse tunne alles siis, tuleb alles siis, kui sa lased lahti sellest, mille külge sa klammerdud, millest sa kinni hoiad, mis tundub olema sinu turvatsoon. Ja see meesenergia tuletab sulle meelde, et sa oled hoitud ja sa oled kaitstud, sa oled juhatatud. Ära karda välja astuda sellest, mida sa oled seni pidanud turvaliseks. Aga ole endaga ka õrn ja leebe. Et see väljaastumine ei pea olema selline järsk, vaid kuula südamega. Kuula, mis su kõrgemal olemusel sulle öelda on. Ta juhatab sind samm-sammult läbi igasugustest raskustest. See isa energia on üks nendest toetajatest, kes sul teel on. Usalda seda juhatust ja usalda seda toetust, isegi siis, kui sulle tundub, et sa ei näe seda. Ja mis aitab sul manifesteerida seda oma plaani. Sul on idee, sul on mõte, aga sa kardad. Mis aitab sul manifesteerida füüsilises plaanis seda, mida sa tahaksid manifesteerida. Mitte miski pole võimatu. Ja ava ennast sellele, mida sa oodatagi ei oska. Sa leiad lahenduse, sa leiad selle tee. Ma räägin, et sul on väekad toetajad ja isegi sellised toetajad, keda sa ei tea, et on sul olemas. Nii et usalda palun. Ja on täiesti okei anda teada vaimule, anda teada universumile, mida sa kardad, mis on see, mis sind takistab. Ja küsida abi ja lubada siis sellel abil tulla täpselt sellisel viisil, nagu see tuleb. Ära karda sõlmida vaimuga lepingut, universumiga lepingut, kus sina oled valmis kehastama oma kõrgeimat. Kui sa selleks oled valmis, kui sa võtad selle tee ette kehastada oma kõrgeimat, siis toetab universum sind sellistel viisidel, millest sa isegi unistada ei osanud. See on tänane sõnum, mis tahtis läbi tulla. Aitäh sulle!